need inimesed, kes on ratta vastu, on pigem selle vastu, et ratta eest. Sest et ratta taga on põhimõtteliselt soov jõuda sellisesse maailmas, kui eriti elada ei ole. Tegelikult on selles mõttes isegi hämmastav see, et milline on oluliselt organisatsioon veidi. Sest et poliitikas või amet jõuab välja põhimõtteliselt selleni, et need on seemnesööja, vetssööja ja kõik on väga ilmselt, kõik on väga läbi, aga see ei ole juriidiliselt väga veenev. Tegelikult see näitabki seda, mis on probleem, sest et vastu on äkki need inimesed, kes peaksid seisma hea selle eest, et Eesti riik näiteks mõistab. Ei saa päris hästi aru, mis tegelikult toimub. Ja see on sest et asja iva on selles, et tegelikult maailm muutub palju kiiremini, kui me ise selle järgi jõuame. Kas või viimase 30 aasta jooksul avastati internetiga kogu meie kultuuri majandus hoopis teise reaalsada. Ja need inimesed, kes on elatunud vanadest majanduse mudelitest, nad lihtsalt püüavad hoida olukorda samasugusel jõudul oli. See ei ole kunagi. Kõik see on läbi elatud juba videokaamerate ja raamatulügraafide ja kõrgelt millega, aga inimesed ikka ühitab. Tegelikult tänapäeval on asi juba selles mõttes täiesti teistsugune, absoluutselt igaüks võib olla auto. Iga inimene võib laulda, kirjutada, maalida, mida iganes ja levitada seda internetis täiesti vabast, absoluutselt kõik. No, me kõik oleme kuulnud sellisest noorfondist nagu Justin Bieber, kes joostab, aga me oleme sellest kuulnud. Vanasti, vahendada väga, seda internet ei olnud, oleks ta tohtinud, et kus produktsioon meeles tuleb, kes tuleb teile keegi ööbi. See tähendab seda, et tõepoolest oluline muuta. Vanasti oli autorid olid väike käsed ja nad kõik pidid muusikatööstus võttis või mis tahes meile võttis neid suuremuse raha ära ja noh, see oli põhimõtteliselt töötanud välja. Mul on nüüd kadu ja see ajab tegelikult kogu meelelootus töötused väga hea. Ja nüüd on kultuuriline ka. Kuule, Wikipedia enda peale elab tegelikult üle maailma sadu ja tuhandeid ettevõtteid, kes lihtsalt kasutavad seda teistega idee. Iga teiste lehed on Wikipedia. Ja saame kultuurile rääkiva, et kõik peaks olema puugis ja teine külg on ka selles, et kui sama 70 näiteks artist oleks läinud plaadikompanii poole, siis see summa, mida plaadikompanii oli nõus andma artistile, oli maksimum 5%. Maksimum! Ja sellega on väga head artistid. Enamik neist on 1 või 2%. Ja see summa ei ole praegu vähimõni väärtega protsenti, ja vähimõni määrab praegu muuti. Kui te maksate nii-öelda kas siis Emile või mis iganes asjale, kes toodab DVD, siis enamik sellest rahast ei lähe üldse artistile. Ja selle asemel artist saaks panna kõik oma asjad parasem YouTube'i või SoundCloud või Bandcamp või kuhu iganes ja kõik selle raha endale saada. Kõik selle raha, mis tema loominga eest tahetakse maksta, kõik selle saaks endale. See on see point, mille pärast on kõik närvis ja mille pärast nad ei taha teha. Nagu andnud võtta ennast sellest töös vahendust enne
arvutimängude puhul on teada arvestatav alternatiiv tehtud. On olemas kogu selline lahendusviis nagu Steam, mis siis pakubki levitusvõimalust ükskõik millal, ükskõik millise meediumi peal, ilma igasuguste piiranguteta. Muusika puhul ei ole, senikaua kui nad ainult kavatsevadki kõiki kohtusse kaevata, ei tule ka. See, mille nimel me täna siin seisame, on see, et tulevikus ei oleks 93% Kultuuriministeeriumite andmetel noorte seast tegelenud väärtegude ehk siis internetis allalaadmisega. Me ei leia, et 93% rahvast on valel seisukohal. Seadused on need, mida peab muutma, mitte see, et sa siin kuulutad enamiku rahvast eksinuteks ja idiootideks. On oluliselt on selle, et maailma on muutnud ja me ei saa seda kammu vastata ju kuhugi tagasi kokku. Ja ma loodan tõesti, et see läbi ei lähe. Ma loodan muudes, et see tuleb meile kõigile meelde mõne aasta pärast siis, kui me valimas Ütlesin mõniks ära, et Tallinnas on kuskil 1500 inimest tänavatel ja üle kogu Euroopa üle 200 000. Te ei ole üksi, te ei seisa siin täna üksi ja see, et meid on niivõrd palju, on tegelikult alles algus. Alles algus. Järgnevate kuude ja aastate jooksul me näeme, kuidas see sama vaim saab mõjutama meie poliitikat. Mitte ainult ei otsusta ainuisikuliselt või kes iganes teine, et meie peame otsustama iseenda asju ja me saadame oma esindajad, et nad kuulaksid kõiki argumente, aga otsustus kui selline tegelikult jääb alati rahvale. Vahepeal teeb ka sükse väikse laulu, meil on tore teemalaul, Sveta Vatna nimega Revolutsioon ja kui keegi tahab sõnu, siis kohe varsti saab sellele ka kaasa. Seniks aga tuleb meie isiklik